Tervist kõik väikesed grinderid, siinpool Crazy ning üritan siinkohal analüüsida ühte videot, mis Ranka mulle saatis. Originaalmaterjali on päris palju, seda on üle tunni aja, nii et minupoolset video siis selliste kommentaaride näol tuleb veel oma 3-4 tükki vähemalt. Aga see selleks, ilma pikema jututa hüppame actionisse ja vaatame, mis ekraani peale jääb. No tegelikult, kui alguses pausi panna, siis natukene vinguksin selle haadi üle, mis ma ekraanil näen. Et esimene asi, mis mulle silma jääb, inimeste nimed ja mängijate asukohad haadis ei ole üks-ühes, et selles suhtes nad ei ole vastavuses, et jemba-kumba, kas mängija ei oska nagu preferred seat'i haadis korralikult seadistada või on mingid muud probleemid, ühesõnaga see on kergelt segavust tekitav ja ei oska küll ühtegi loogilist mõtet või põhjust nagu välja tuua, miks mängija peaks niimoodi kasutama, aga see selleks edasi. Mängija nimi haadis on tegelikult ebavajalik, selles suhtes seda sa näed ekraanil niikuinii, kui sa mängid. Kätearv on standardne, VPIP, BFR on võrdlemisi standardsed. Siin mängija kasutab sellist stati nagu aggression factor. Minupoolne soovitus mitte kasutada aggression factorit, kasutada sellist asja nagu aggression frequency, mis on oluliselt täpsem. Põhjus on eelkõige selles, et aggression factor ei arvesta sisse mängija poolt tehtud folde. Oletame seda, teeme sellise hüpoteetilise näite, oletame seda, et on mängija, kes flopidel foldib c-betidel 95% ajast, reisib need 4% ja koolib 1%. Et aggression frequency järgi on see mängija stat nii-öelda korrektne, aga aggression factor lahterdab selle mängija maniakiks, kuna ta reisib 80% ajast. Või tema aggression factor on 4. Siis edasi 3-bet, fold to 3-bet on võrdlemisi standardsed statid, aga kui vinguda, siis tegelikult palju täpsema pildi annab spetsiifilise foldi 3-bet või spetsiifilise positsiooni versus positsiooni 3-bet ning fold to 3-bet. Et tegelikult mina isiklikult neid nagu oma peahuudisi kasutaks, sest lihtsalt kõigi positsioonide kombineeritud keskmine annab mingisuguse stati, mis tegelikult meil ei ole kasu, põhimõtteliselt meie jaoks kasutu. 4-bet ja selle kõrval ma näen sellist asja nagu 4-bet range vist. Need on statid, mis vajavad nagu väga suurt sample'it ja põhimõtteliselt kui me hoiame neid oma huudis, siis ma ütleks, et 95% ajast on meil põhimõtteliselt mõjutab sellest alateadust nagu või on meie jaoks lihtsalt statid täiesti kasutud, sest nagu ma ütlesin, nende jaoks on vaja sample'it ja jällegi sama asi nagu 3-beti ja fold to 3-beti koha pealt täpsema pildi annavad sellisel juhul spetsiifilise positsiooni ning positsiooni versus positsiooni statid. Steel, fold to steel, samuti pigem kasutaksin positsioonilist lähenemist, ehk siis positsioonistatte. Miks mängijal on haadis M, minu jaoks selgusetu, ma ei tea, kas cash'is seda väga vaja on, arvan, et mitte. Ja jah, põhimõtteliselt kui asjade väljaviskamiseks läks, siis hea meelega viskaksin ma välja ka need abbreviationid, ehk siis VP, PF, AG ja ühesõnaga need lühendid, mis näitavad, mis stat, mis on. Et tegelikult peaks suutma ju iga mängija endale meelde jätta seda, mis number mida tähendab. Kui sa ei suuda neid endale meelde jätta, siis ilmselgelt on need numbrid sinu jaoks liiga palju ekraanil. Ja jah, põhimõtteliselt kui on muidugi soov väga kasutada neid statte, mis nõuavad väga suurt sample'it, siis pigem lihtsalt haadis niimoodi seadistada, et ta tõesti näitab neid numbreid ainult siis, kui on olemas piisav sample. Et võib sellest haadi seadistamisest rääkida veel lähemalt võib-olla kunagi tulevikus, aga kiiresti niimoodi üle joostes ja ma rohkem sellele peatuks. Okei, hakkame vaatama. Viiskus offsuit, kolmandal laual on fold, sest me käisin lihtsalt liiga nõrk. Kool, korra pausin. Kool ei ole nagu super, sest
sest nagu ma ütlesin, esiteks meie käsi on nõrk, meil ei ole initsiatiivi, meil ei ole positsiooni, põhimõtteliselt nagu me võime hakata oletama seda, et et äkki vastane Regula rääkida stiilib hästi vaidilt, aga isegi siis see matemaatika nende bot-otside juures võib anda nagu meile vale pildi, et meil on nagu equity versus equity nagu kohustus kuidagi seal koolida, aga tegelikult reaalsus on selline, et juhul kui see käsi lõpeks sel hetkel nagu praegult, siis oleks see võib-olla see kool õige, aga fakt on selles, et me lihtsalt ei suuda oma kätt niimoodi tõenäoliselt postflopis välja mängida, et see kasumlik oleks või siis ütleme siis nii, et vähem kahjulik kui foldimine.